et no Tallinna Kalevi ainuke võimalus, mina arvan, et on samamoodi nagu TTÜ tegi. Iga minut olla ambus kuni lõpuni välja ja äkki tekib võimalus. Ja kui see äkki on käes, siis mine tea, mis võib juhtuda. Esimene poolfinaal umbes poole tunni eest siis lõppes ja Tartu Ülikool Rock alistas 79-68 TTÜ ning Rock on siis esimesena finaalis. Kohe pannakse pall mängu, kohtunikud Tanel Suslov, Mihkel Männiste, Ranno Konks, komissar on Mati Metas ja peatreenerid siis jätkuvad Kalle Klandorf, väikesel Kalevil ja Alar Varrak suurel Kalevil ja ei ole siis jätkuvalt Renato Lindmetsa, kes käis põlveoperatsioonil ja saab alles detsembri lõpus taas nii-öelda harjutama hakata, taastusraviga peale hakata, sest olid ka tõrked operatsiooni järgselt, põlv läks pidevalt vedelikku täis, uuesti lahti hüpe ja pall Kalev Cramole ning teisel pool siis on teadupärast lahkunud Marko Killingsworth, kes mängib nüüd Iisraeli liigas ja mõlemad meeskonnad on täna üles antud 11 mängijaga. Jalgkoosseisud siis ka. Suurel Kalevil Veidemann, Puun, Torbek, Arbet, Keedus sinistes särkides ja Arbet saadab ka esimese viske teele, see läheb mööda, kuid Puun lauasse, VTB liiga parim lauavõtja. Jah, et uus rekordiomanik, nagu ma aru sain, et meil on kogu füüsiliste eelduse juures on veel hea ninaga sellele, et see on nagu vastaste jaoks eriti raske kombinatsioon, et mõlemad on olemas, et ei ole ainult atleetlikkus, vaid ka on niisugune kavalus ja tarkus. Ja Veidemann avab siis mänguskoori ning mängis nüüd Kaido Saks alla Atkinsonile, aga sealt palli kaotus, lisaks siis väljakul veel Berhane Meskel, Tamm ja Droney. Selline viisik valgetes särkides ning mis Puuni siis puudutab, no ilma asjata teda ma arvan ei hoitud NBA-s ikkagi 4 hooaega, või ta seal ei mänginud ja olles ka mingil hooajal ikkagi algviisiku mees, et seal peab midagi olema peidus. Iseküsimus on see, et kuidas mängija suudab ennast motiveerida ja pidevalt vormis olla ja nii-öelda mängida jätkuvalt kõrgel tasemel. Eks siin on ka Puun läbi käinud erinevaid liigasid, aga tegelikult selles mehes kindlasti potentsiaal on olemas. Ja, väga kõrgeks mänguks. Ja, viimased mängud on näidanud ja ka nüüd, et lisaks sellele, et ta oskab palle ülevalt alla panna, tal on ka olemas täitsa korralik keskpositsiooni vise. Ja tundub, et Veidemann tahab selle saali kauguisete rekordi enda nimele võtta, igal juhul 2 tabamust 3 punkti joone tagant on tal kirjas, 6-0 Kalev, suur Kalev ees ja teeme korraks hingetõmbepausi. Oleme otsepildis jällegi Kuressaares ja mäng jätkub pärast Tallinna Ülikool Kalevi mõttepausi ning vaatame, kuidas see mõttepaus siis mõjus. Igal juhul Kalle Klandorf tegi kõvasti häält meeste peale ja ega on ka põhjus, sest tuleb kohe väga kontsentreeritult mängida, väga tähelepanelikult mängida, sest vastasel juhul lihtsalt rong sõidab minema ja järgmised 30 minutit näiteks ei olegi siin suurt midagi teha. Ja, et Cramo vastu niimoodi laud jätta blokkimata ja minna viskama ja viskajookse mängu mängima on väga keeruline, et ikka Tallinna Kalev peab väga kontsentreeritud ja meeskondlikult mängima, et praegu ka abi jäi jälle natuke hiljaks ja niisugused olukorrad lahendatakse väga lihtsalt ja kiirelt ära, sest need mehed on nagu harjunud nagu päevast päeva mängima natuke kõrgemal tasemel, et VTB-s sul ei anta 2-3 korda võimalust korvalt visata, et sa pead esimesega ära panema ja nad on keskendunud ja konkreetselt tulnud siia mängima, et eks nad saavad sellest aru ka, et teeme kiirelt selle asja vahe sisse, saame hakata juba homse peale mõtlema. No. Ja esimene vahetus ka, Kaido Saks ära, Janis Vahter väljakule ning siinkohal sinu sõnade kinnituseks Andre Pärna üks lause, mis ta andis Basket TV-l, et pärast seda, kui ta oli mänginud Supro liigas ühe hooaja, see on siis liiga, kus tuli kokku minna näiteks ka Tel Avivi Maccabiga, Belgradi Partisaniga, et kui sa nende mängude järgselt tuled nii-öelda tavaliiga mänge mängima, ta tõi näite, et see vahe on ikkagi meeletu, enesekindluse vahe on meeletu ja võime siis öelda, et VTB liiga mängud kindlasti annavad Kalev Cramo mängijatele väga palju juurde. Berhane Meskelilt 3. vastus. Ja, et võitus kõva palli pärast ja seda ongi vaja just Tallinna Ülikool Kalevil. Kindlasti. Aga mis võib-olla veel nagu Cramol väikeseks motivatsiooniks võiks olla, et kui ma eksi, siis 7 aastat pole karikat saada. Jaa, viimati võideti 2008. aastal, siis mängiti see karika
finaal oktoobrikuus ja finaalis võideti toona TTÜ-d küll ülekaalukalt 90-61, aga pärast seda on tühjad pihud. Nii et paus on veninud väga pikaks ja eks Alar Varrak ja Martin Müürsepp tahaks ka enda kollektsioonis näha siis ikkagi sellist kas suuremat või väiksemat sorti, aga kuhu peale on kirjutatud Eesti karikavõitja. Ja meil on käimas ülekannete ajal ka üks fännimäng. Minge Baltic Broadcastingu Facebooki lehele. Seal on küsimus, vastake küsimusele ja te võite võita siis Eesti korvpallikoondise ametliku fännisärgi ja see mäng toimub nii täna kui ka homsel päeval. Kui homme on siin naiste finaal algusega kell 14, siis 3.-4. koha kohtumine meeste karikavõistlustel ja seejärel siis suur finaal algusega kell 7 ja 2 viimast mängu näeb otseülekandest ka TV6-st. Nii, jooks tundus sealt Atkinsonil praegu olevat. Ja natukene pall libises käest ära, aga Atkinson päris ilusti keeras sisse hea kate, aga siit libises ja ei saanud minna sellele. Muidu oli hästi mänginud üle juba. 10-3 on Kalev Cramo edunumbrid. Ja kes siis tuleb sellele mängule võidu pealt Krasnojarski Jenisei vastu VTB ühisliigas. Ja Gregor Arbet näitab ka, et on jätkuvalt võimeline kaugelt tabama. Esimene kolmene läks mööda, aga nüüd korralikult sisse. Droni ei suutnud ennast sealt vabaks mängida. Tamm võtab kaugviske ja paneb mööda. Nii, ja luges Janis Vahter praegu läbi kõik need liigutused seal ning Veidemann võtab veaga maha. Ja, et see näitab veel kord kontsentreeritust, et sest, et 10 juba vahet ja 4 minutitki pole mängitud, aga ei lasta ühtegi lihtsalt korvi Tallinna Kalevile, et võetakse see ühesega kiirelt maha ja Cramol on ju pingi pealt võtta veel 6 meest, kes kõik tahavad mängida, et selles suhtes saab neid üksikuid vigu ära teha, et neid ei jäeta tegemata ja jälle Martin Torbek oli väga valmis, käed kiiret vahet ja juba läheb teiselt poole. Ja ma ei tea, kas Torbekil on antud ja loeb ja jälle lauas domineerib Josh Boone. Kas Torbekil on antud ka täna spetsiaalne ülesanne hoida siis Bernan Meskel nii palju kui võimalik pallist eemal? No kindlasti, et kõik teavad, et Bernan Meskel oskab lisata hästi, et eriti kui tal niisugune vaba koht mängitakse katetega välja, nagu see üks olukord tal tekkis, ega ta siis 2 tükki sealt järjest mööda ei pane, et selles suhtes, et kindlasti teda peab vaatama. Ja Boone on praegu päris heas graafikus minemas, et 3-40 mänginud ja 3 lauapallina. Jaa, nii et kahtlematult suur abijõud Kalev Cramo jaoks ja tuleb hinge kinni pidades öelda, et peaasi, et selle mehega midagi juhtuks, sest ega sinna korvi alla väga kedagi võtta ei ole. Küll jah, tuleb loomulikult pikkadest meestest täna mängu veel Roland Freimanis, aga tema ka kindlasti ei ole selline puhas keskmäng ja pigem meeldib tal olla oluliselt korvist kaugemal. Jaanis Vahter toob natukene punktilisa ka TLÜ Kalevile. Jah, ei ole kaugelt, või tähendab lähedalt ei olegi saanud, ongi ainult kaugelt pidanud praegu punkte noppima. Tallinna Ülikool Kalev siis. Jaa, aga Boone on jälle lauas, et ja Niilen... Ja, kui ta nüüd, kui Boone'isugune vend siuksed viskab ka veel sisse viskab, siis on tõesti väga keeruline ta vastu mängida, et ta on... Ja Boone'i jaoks, või ütleme, Boone on ka selle 2 kuuga siin klubi juures kindlasti mängupildilt muutunud paremaks ja ma ei tea, kuidas Boone'ile võis mõjuda ka Killingsworthi lahkumine. No kui vaadata neid mänge, mis on peale seda mängitud, siis tundub, et tema on sellest kõige rohkem kasu lõiganud, et ta on just ära kasutanud selle, et tihtipeale osadele mängijatele meeldib, kui keegi on kuklas, et eks ta praegu tunnetab ise ka, et ta on selle võistkonna A ja O korvi all ja ta ei ole seda minu arust kuritarvitanud, et pigem on just sellest kasu leidnud, et enesekindluse asi, aga Reinu Tamm kasutab hästi olukorra ära. Jaa, seal keegi pani hea katte, kas seal nüüd oli Vahter kenasti katte kombineerinud ette Josh Boone'ile ja Boone ei saanud abi kanda. Igal juhul Reimo Tamm purjetas üsna vabalt korvi alla välja. Ei lähe küll Arbeti visaga jälle Boone lauas ja Atkinson on väga hädas.
no jaa, kui niimoodi edasi läheb, siis ta iga minut võtab laua, siis lõpuks on lihtne neid laudasid kokku lugeda, et mitu minutit mees mängis. No mängib 30 minutit, 30 lauda. Noh, see oleks kindlasti Eesti karikavõistluste, ma arvan, üks rekord, et noh, samas mängitakse ka madalama divisionite võistkonnad vastu, aga no ma arvan, niisugune Final Fouris kindlasti. Nii, ja mis on Atkinsoni arvel? Nii, Atkinson võetigi praegu puhkama. Mitu viga tal juba on siis? Tallinna Ülikool Kalev esimene määruste rikkumine talle endale alles, jah. Aga Puun ei ole väga hea vabaviskaja ja nii ka praegu mööda, kes viskub esimesena pallile, Erik Keedus ja veel Keedus ja veel Puun ja milline rünnak siit tuli lõppkokkuvõttes ja see publikule meeldib ükskõik kumma meeskonna poolt sa nüüd oled, aga kui selliseid asju saalis sünnib, siis no tuleb käed taskust välja võtta ja plaksutada. Ja noh, ma arvan, et pärast kuskil videoruumis seda juurde vaadates mehed peavad suur aitäh ütlema Erik Keedusele, kes oli seal põlvili maas. Ja võitles palli eest, jah. Ja Keedus on kõva võitleja, seda me kõik teame, et see on väga hea omadus temal. Aga nüüd läheb Tallinna Kalevi olukord minu arust veel keerulisemaks, et kui Puun on korvi all ja seal tuleb 4 peale, tuleb Freimanis, siis on nagu päris keeruline see olukord, et... Ja Henri Aimre tuli siis ka väljakule juba, et antakse ka temale võimalus. Ja keegi peab Atkinsoni puhkust andma ja Henri on täna selleks meheks. No kas esimese veeranda järel viskame valge lipu väljakule? Ei, no kindlasti mitte, et no... No nii, ja sellised kolmesed päästaks ja on vaja kuidagi kaitses pidama saada. Et praegu siit katete tagant maha jooksud, nii kui seal viske võimalus tekib, siis paha tihti pannakse ära. Nüüd Reimo Tamm näeb läbi seal Gregor Arbeti söödu, tuleb 3. määruste rikkumine Kalev Cramo mängijatele. Ja, et võeti jälle ühese veaga maha. Ja eks need esimesed, no ütleme siis 5 minutit kohtumises tegelikult just eeldatava favoriidi ja eeldatava outsideri vahel on väga olulised, et teid sealt ei tekiks seda psühholoogilist murdumist, et tugevama kasuks siis, et nii, nüüd see rong hakkas sõitma ja juba ta läheb minema, et peavad need eeldatavad outsiderid ka uskuma, et täna on võimalik midagi teha. Jaa, et nad peavad mingit tunnetuse kätte saama ja Atkinson väga hea, noh, tegi ruumi endale natuke kehaga ja täitsa korralik 2 punkti vise, et tundub, et kätte on ja võiks rohkem teda leida, sest mina arvan, et noh, jõu poolest võib-olla ta väga alla ei jää, sest on tegemist väga atleetliku, vähemalt välimuse poolest. Aga Kalev Cramo mängijad ka väga hästi viskavad, väga hea tabavus on meeskonnal, see on siis praegu visked on 14-9, et visked väljakult kaugelt üle 50%. Aimre. Ja kukub see ka. Ja Tallinna Ülikool Kalev on suutnud nüüd ka mängu leida, võiks öelda. Jah, et ilusti mängiti ära ja noh, Timmult väga hea täpne sööt, et oleks natuke kõrgemal on, siis oleks võib-olla veel ühe ilusa korvi saanud, aga noh, kindlad 2 punkti. Ja kindlad 3 vastu Reimo Tammelt ja skoori tuleb, nii et ei jõua kokku lugeda. Puuni arvel siis juba 11 punkti ja 5 lauapalli. Kas esimese veerandajaga kaksikduubel? Vast mitte. Kellest pall läheb praegu üle otsajoone, läheb Tallinna Ülikool Kalevi mängijatest. Ja Puun ja Arbet lähevad puhkuma ja Soo ja Keedus asemele. Ja no selgelt, et Alar Varrak täna üritab ikkagi anda mänguaega kõikidele. No kindlasti ja teine asi on see, et ega need mehed, kes sealt pingi pealt tulevad, need võivad tihtipeale veel näljasemad olla, need, kes kogu aeg mängivad näiteks VTB-d, et noh, nendel on nagu nii mingi mänguaeg kogu aeg garanteeritud ja olemas, et need mehed, kes võib-olla mõni mäng üldse mängida saa, siis kindlasti haistavad täna ka oma võimalust, aga siit tuleb ründaja viga enne. Jaa, Freimanisele. Viga rünnakul Freimanisele ja see 3 jääb lugemata. Eks ta siis pärast Timmuga arveldab ise. Jaa, noh, natukene oli liikumises see kate tundub. Aga eks kohtunikud olid lähemal ja... Treuni tõi palli üle, mängiti 9 meetri peale, okei, on päris 9 meetrit oli lähemal, aga kas siis tõesti Treuni astus nüüd
jaa, ta astus küljejoone peale, jah? Jah. Kas ta jälgis vale joont? Siin on 2. Jaa, ta oli selle eleda joone lähedal täitsa, et tundub, et Tallinna Kalevi pingimeestel läks ka natuke sassi korraks, et aga pall siis jah, Kalev Cramole 27-18 mööda, ehk siis Olmre ja lauda kontrollis praegu Kaido Saks. Droney, Atkinson ja nüüd oleks vaja kuidagi pall toimetada Berhane Meskelile, kes on võimeline nende asju seal üksi ära lahendama. Aga viset võtta ei saa. 4. jaa, liigutusega ilusti viskab, et võiks veel, kui tal vaba kohta antakse, võiks veel proovida, et kui niisugune hea liigutus on ja Tallinna Ülikool Kalev on ehmatusest üle saanud, teisest küljest siis kindlasti ka Kalev Cramo mängurütt on kannatada saanud pärast neid vahetusi. Aga see on, ma usun, teadlik Alar Varrakul ja Berhane Meskel paneb 3 mööda. Kuid põdeda ei ole midagi nende leerist vaadates. Ma arvan, et kui viskepositsioonid on olemas, siis Berhane Meskeli-sugune mees lihtsalt peabki viskama. Janar Soo Rõngasse ja Saks lauas. Ja kas nüüd õnnestub ka kiire ära lahendada? Ei, kõik on tagasi. 27-20. jaa, et Tallinna Kalevi kahjuks Drone'ile jäi Berhane Meskel natuke ette, sest Drone'i leiv on selline poolkiired asjad, et sellest on väga osav. Et kui ta saab nagu jooksma ja üks mehega minna, siis ta valitseb enda keha ka küllaltki hästi ja siis ta saab selle eelise ja siis ta kasutab tihtipeale need olukorrad ära. Vaba visket Kaido Saksale ja Alar Varrak võtab minuti. 27-20, 28,7 sekundit veerandaja lõpuni ja julgeks küll praegu öelda, et Tallinna Ülikool Kalev hakkab mängu tagasi tulema. Jah, vahe on saadud jälle selliseks soliidseks, et peale seda, kui Puun ära läks, et on niisugune domineerimine ära kadunud, et Puun on tänastest pikkadest, kes siin platsil on, natukene teine tasena. Et Freimanise puhul on see, et kui ta väljast väga hästi ei taba, siis pole hullu, et tal saab temaga hakkama ja Atkinson, ma arvan, hästi küll, aga Puuniga on keerulisem hakkama saada. No Puuni vastu on üks võimalus. Ma vaatan vaba viskeid 4-1. Jaa, et seda proovisid Jenissei mehed ka, aga seal mehengus vist on esimesed 5 tükki ta pani ära või. Et selles suhtes nagu natuke seda mängu jälgides nagu imelik, et nende vaba visetega tal mingi kramp on, et keskpositsiooni ta paneb täitsa ilusti, et hakkab meenuma natuke siin selle Reimo Tamme fenomen, kes Eesti meistriliigas on päris huvitav seeriaalidel vahepeal käsil, et on minu jaoks tuntud kui hea viskaja ja lihtsalt vaba visked lähevad järjest ja järjest mööda. Aga Kaido Saksa kord siis vabaviske joonel olla ja esimesed vabavisked Tallinna Ülikool Kalevile tänases mängus. Kalev Cramol on siis 6-3 vabavisked. Ja Saks ei jäta võimalust kasutamata. Taani meistrivõistluste hõbedane mees. Ja imeb Rõngas ka teise palli sisse või nii-öelda palli teistkordselt enda sisse. 27-22. No selle Tallinna Ülikooli võistkonna eellasel oli see koduhall, et ju siis korvid on veel vanad tuttavad. Jaa, aga see jääb juba ikkagi aastate tagusesse aega ja kui me siin mõne hetke pärast ajaloost veel natuke räägime, siis saame siin Kalle Kalandorfi vägitegudest rääkida 10 aasta tagusest ajast. Jälle viga rünnakul. Ei, võttis 3 sekundit. 3 sekundit, ahah. Ja ei ole Freimanis rahul. No selles suhtes võib-olla Freimanis väike pahameel, ma saan aru ka, et oli tegelikult heas positsioonis ja siuke kohtunike poolt oli keeruline otsa, aga ja Drone'i tabab 3 ja seis on 27-25. Siit tuleb täna veel huvitav mäng. Viimastel sekunditel Drone'is esimese veerande lõppseisuks 27-25 ja on reklaami näitamise koht. Teine veerandaeg Kalev Cramo ning Tallinna Ülikool Kalevi kohtumises algas ja nüüd on seis selline, et kui Tallinna Ülikool Kalev peaks 3 panema sellel rünnakul, siis on nad kohtumist juhtimaas. Kui algus oli suhteliselt keeruline nende jaoks, siis viik vähemalt on käes. Jaa, et Drone'i on viimaste rünnakutega väga palju elevast tulnud, et tuli enesekindlalt üle, pani 3 ja nüüd tundis, et Sten on natukene
Võib-olla füüsiliselt väiksem temast, võttis pukki, tegi ka ilusti ära, no raske vise ka sees, noh. Ja nii kui Josh Boone jah, läks puhkama, nii tekkisid raskused Kalev Cramol. No, pigem, ma ei tea, kas Cramol raskused, aga Tallinna Kalev hakkas nagu endasse rohkem uskuma. Et saadi laud kätte, Cramo pani mõned visked mööda ka ja noh, selle pealt hakati tulema ja oleme ausad, 300 on kukkunud ka hästi, et mis me vaatasime, 8-5 on. Jah, 62% on esimesel veerandajal 3-sed TLÜ Kalevil ja 8-4 siis PC Kalev Cramol. Aga suurim vahe esimesel poolajal või esimesel veerandajal oli 8-23. Ehk siis 15 punkti ja mingi hetk tagasi olid viiginumbrid tablool. Eks see tihtipeale on nii, et see esimene algedu tuleb natuke lihtsalt kätte, et noh, Cramol kukkusid kõik asjad, Tallinna Ülikooli ebaõnnestusid ja eks Cramo võttis ka natukene lihtsamini ja noh, seis on nüüd siuke nagu ta on. Ja Perhane Metskil teeb hästi Rossile ära, et korraks ainult palli näitse ja Ross oli juba tasakaalust väljas, et Ross alles just tuli mängu ja Perhane Metskil võttis kohe ette ka, noh. Ja kas Jurtom ei ole veel Tallinna Ülikool Kalevil endiselt väljakul käinud? Ei ole, jaa. Ei ole, et noh, meest vaevab üks, noh, ei saa öelda pisivigastus, et vigastus ka, et ta saab praegu küll veel mängida, aga on jaanuari alguses minemas mees põlvaoperatsioonile. Et tehakse seal meniskiga vist, kui ma täpselt kuulsin, siis natukene parandustöid. Ja eks neid traumasid ikka ette tuleb, midagi teha pole. Kahjuks küll, jah. Sokk mööda ja Atkinson saab vea ja no ütleme niimoodi, et noh, minu arust on sellised vead ebasportlikud. Jah. Et selja tagant ikkagi lihtsalt kinni võtta konkreetselt, kui mänge läheb palli järele. No see meile tundus võib-olla, et ta hoidis kinni, sellepärast, et see oli nii suur kaalukategooriate vahe, et võib-olla läks natuke ainult lihtsalt pihta, et Timmu nagu kohe jäi seisma. Jah, okei, mulle tundus liigutusena, aga eks kohtunikud olid ka kindlasti lähemal ja Reili Ross saab nüüd visata ja no seal oli üks meetri jagu üle, ehk mees on liiga palju putru söönud täna. No Perhan Metskel oli hästi otsas ka tal ja Saaks teeb teravust ja punkte ei tule, olid lähedal 2 punkti praegu. Jaa, aga peale seda, kui Kalle Grandorf ja ka Raido Roos mõlemad olid päris kurjad, siis on võistkond leidnud uue hingamisi, toetatakse üksteist ja elatakse väga-väga kaasa. Et ja nüüd juhtub see hetk, mida ütleme siin 10 minutit tagasi ei oleks oodanud enam. Jaa, et mõned oleks arvanud, et me oleme natuke sedamoodi, kui oleks ütelnud, et teise veeranda algul läheb TLÜ Kalev juhtima. Ja aga nii on, 30-29 ja muide siis brändis Reili Rossile, nii kui ta väljakule tuli, tal on 2 korral hoobilt kaitses ära tehtud. No kui me vaatame praegu seda Cramo koosseisu ka platsil, siis minule isiklikult tundub, et võib-olla brändis Reili Ross ongi võib-olla kaitsearsenalit nendest 5 mehest kõige nõrgem. Ja Soo paneb mööda ja kas see tähendab nüüd seda, et väike ebakindluse ussike on sisse tulnud Kalev Cramo mängijatele, nüüd jooksid nii Atkinson kui Saks mõlemad maialt palli peale. Lõpptulemuseks oli see, et ei. Jaa, et tundub, et see enesekindlus on päris suureks juba läinud, et siin proovitakse juba ilukorve. Jaa, aga noh, selles suhtes, noh, isegi siit ei tundnud seda korvi, siis enesekindlusele mõjus ka hästi, et nad peale seda rünnakut olid üksteisega rõõmsad, et hästi ja nii, ja et see on kõige tähtsam, et meeskonna vaim säiliks kõvana. Nii, viga läheb siit igal juhul Janis Vahterile ja kas saab Reili Ross minna ka vabaviski joonele? Nii on, 2 vabaviset. Jaa, katest olukorrast jäi natuke pahasti, et Ross jäi nagu üksi. Ei toimunud konkreetset vahetust, ei toimunud ka abistamist, et oli siuke kaitses möödarääkimine Kalevi poolt. Ja Rossis eelmise aasta karika Final Fouri suur kangelane. Poolfinaalis Rakvere Tarvas alistas 1 punktiga PC Kalev Cramo, tema praeguse tööandja. Ja Ross pani viimastel sekunditel -2 pealt tabava 3. Ja noh, muidugi ei saa väga alahinnata ka Rakvere Tarva edus Sten Timmusoku osa selles mängus, et ta oli nagu tõsiselt hea seal nii söötuses kui ka punktides, et ta oli ikka, mina isiklikult peaksin teda selle võidu arhitektiks. No aga viimane vise tuleb sisse panna. No jaa, aga selleks, et sa viimast viset saad panna, tuleb terve mäng mängida ka. Ei nõus, aga kui sa viimast ei pane terve mäng mängida ja ikka 2 tappa saad, siis ei lõppkokkuvõttes seda kindlasti. Finaali poleks saanud.
aga kahtlemata mõlemad mehed olid Tarvas mängides eelmisel hooajal väga head ja andsid meeskonna edusse suure panuse. Ja jätkuvalt on siis Tallinna Ülikool Kalev eduseisus ning Kaido Saks saab kaugelt pommitada, paneb mööda, aga Atkinson lauas. Kas Puun on? Puun tuli väljakule tagasi, nii et Puun on ka olemas nüüd. Tamm ja seal Freimanis liiga lihtsalt üritas hetkel. Ja Sokk leiab väga hea sööduga üles Olmre, aga ei lähe kolmene ja Tallinna Ülikool Kalev on valmis jooksma ja tuligi jooks. Ja Kalle Klandorf on valmis Poksiliidu presidendina siis, kuidas ma ütlen, asedi sisse võtma või? Ja eks Kallel oli ka hea meel selle üle, et mehed on nagu üles ärganud, aga jah, siuke pisikene iluviga, mis praegu selle 2 punkti ära võtavad. Kui visketabavus esimesel veerandajal oli suurepärane ja praegu loetakse need 2 punkti ära Roland Freimanis arvele, siis esimesel veerandajal mõlemal meeskonnal tegelikult päris palju pallikaotusi, 5. Ja Saks saab juba oma 3. vea. Ja see on kindlasti üks ohumärk, et ega Tallinna Kalevil on üldse võistkonna peale kokku tehtud päris palju vigu, jah. Kas me eksigu 12 ja 13 minutit mängitud, et nende pink ei ole väga pikk. Et 8 meest on põhirotatsioonis, et Jordan pole käinud, et täna on 7 mängitud. Ja kui seal on juba 12 viga tehtud, siis võib mängu lõpuks väga keeruliseks see olukord minna. Saks puhkama Aimre asemele ja Kalev Cramo siis 2 peal. 33-31. Sel hooajal omavahel on korra mängitud. 13. oktoobril Tallinna Ülikool Kalev kaotas 40, aga esimene poolaeg oli ka siis selles mängus väga võrdne. Jaa, et see on Atkinsoni koht juba teine kord ilusti. Sinna võib risti maha joonistada või A-tähe kirjutada. Et mees sealt tuleb ja kohe lajatab, et nii kui kätte ei hoia. Ja väga kaunid numbrid on siis tablool 6-30. Õige pea minna esimese poole lõpuni. Sokk, viskevõimalust ei tekkinud praegu. Veidemann, Freimanis. Atkinson jõuab seal käega segada, kes saab palli ja vist Tamm lükkab Rossist outi. Tundub nii, kohtunikud fikseerivad selle ja pall läheb siis Tallinna Ülikool Kalevile. Aga jah, 7 mehega on siis praegu toimetanud Tallinna Ülikool Kalev ja kauaks jätkub jaksu. Ja Cramo samal on kasutanud 10 meest. Troni, Verhane Meskel. Aimre pakub katet, ise saab palli tagasi ka ja laseb sellise argliku viske ülesse. Pigem ongi see tema moodi siuke poolaak, mis näeb nagu eriti agratiivne välja ei näe, aga tegelikult ta isegi paneb selle sisse, et praegu lihtsalt jäi natuke lühikseks. Ja Kalev Cramo võtab jällegi aja maha, et vaba viske joonele läheb keegi nüüd nendest meestest seisult 33-33 ja meie kasutame jällegi siis reklaami näitamise võimalust. Jätkame otseülekannet Kuressaarest. Eesti meeste korvpallikarikavõistluste poolfinaalmäng on käimas PC Kalev Cramo ja Tallinna Ülikool Kalevi vahel ja viigiseis enne Rain Veidemanni vabaviskeid ja esimene vabavise läheb mööda. Ja võib-olla Raini jaoks oli harjumatu olukord, et Tallinna Ülikool Kalevi mängijad ei tunda esimeseks viskeks lauda, et siuke harjumatu, aga teise paneb ilusti ära, et Rain on ju tuntud kui hea vabaviskaja. Kuigi tal vist see hooaeg ei ole nii hästi läinud kui muidu, aga ta on ikka hea vabaviskaja. Ja nüüd on küsimus, kui intensiivselt on valmis PC Kalev Cramo kaitses mängima, aga jällegi superlahend nüüd Reimo Tammelt, et midagi ei ole öelda, mees, kes on siis aastaid mänginud Kalev Cramos ja kogemusi on küll ja neid kogemusi ta siin tundub, et realiseerib. Ja praegu kavalasti tegi ära seal. Rouni tuleb jälle siuksele viskele ja paneb ära, mees on enesekindel. Ja vist nüüd võetakse Erik Keedus, et mine löö see mees maa sisse. Et Rouni enam ei hakkaks seal midagi
karmi meile kokku keerutama. Tamm. Berhane Meskel seisab talle kõrval, aga palli sinna ei andnud hetkel. Trõuni, nüüd on Berhane Meskelil viskekoht olemas, teeb ette, astub sammu lähemale ja kes saab laua ja Atkinson. Hästi lükkas jah, Puuni käte vahelt ära, nägi, et ise palli kinni püüda ei suuda, et siis kirge näppudega tõks ja ongi käes. Nii, ja uuesti Trõuni ja jääb ise lühikeseks ja jälle Atkinson olemas ja Puun pärast teistkordselt väljakule tulekut enam ei ole see Puun, kes oli mängu alguses. Ja, et eks see keskendumine on nüüd alla läinud, et kuna algul kõik tuli nagu natuke liiga lihtsalt. Ja viga veel Berhane Meskeli vastu, 3 veaga. Läheb huvitavaks. No läheb huvitavaks ja Alar Varrak teebki siukse vahetuse, et platsile on tulemas siis kaks killerit. No kas mitte killerit, aga noh, kui mehed, kes on ikkagi tuntud pigem enda kaitseoskuste poolest. Ja täpselt, Martin Torbek siis ja Erik Keedus. Kuigi mõlemad mehed võivad ka edukalt skoori teha, aga jah, pigem ikkagi tuleks öelda nende meeste kohta, et kaitses vastikult head. Jah, Martin on pika kasvu taga mängija, kellel on hästi kiired käed. Nii, ja Berhane Meskelil tuleb veel üks punkt juurde. 9 punktiga meeskonna resultatiivseim. Ja, et siin on pärast oleks päris huvitav vaadata seda statistikat, just need ajalised jooksud, et kuidas need punktid on enda, et kui Cramol oli 23 koos seal 5 minutiga, siis nüüd on 10 ainult 9 juurde saadud. Ja tuleb veel üks palli kaotus siit, Reimo Tamm on vahel, Berhane Meskelil viskekoht läheb kohe kanadalane viskele ja siit tuleb 13-8 kaugvisket Tallinna Ülikool Kalevile. Peab tunnistama, et minu õnnetuseks ma olen ükskord seda sihukest asja selle mehe esituses näinud. See juhtus Lõuna-Koreas, kui mees pani meile 8 tükki Eesti koondisele. See oli siis 7.-8. koha mäng universiaadil ja veel Puun eksib ja kõik toimib praegu Tallinna Ülikool Kalevi jaoks. Ja, et päris kiht. 43-34, miinus 15 pealt pluss 11. Ja Atkinson. Ja siit nüüd Reeli Ross ja Keedus põrkavad küll kokku, kuid pall jääb Rossi valdusesse. Kes on nüüd see mees, kes hakkab tegema Kalev Cramo poole pealt? Veidemann. Ja küll saatis palli kõrgel, nii et Atkinson ei ulatanud. Ja, et aga Veidemann tõmbas tegelikult ju Cramo algul ka käima, et Puun küll võimutses laua all, aga tegelikult ju ka algul esimesed 2-3 pani kohe kiirelt ära Veidemann. Atkinson mängib välja Jone'ile, tahab vist saada, et sinna tuleks keegi katet tegema. Kiire sööt ja Janis Vahter. No Janis on ka nüüd 2 tükki kindlasti pannud. 14-9, Vahter ongi 2-2. Jone'i on 3-2, Reimo Tamm 2-1, Saks 3-1, Berhane Meskel 4-3. Aga viimased rünnakud on mängitud kogu aeg niimoodi, et see, keda võtab kaitses Brandis Reili Lors, see mees hakkab tegema, et vaata, et kas see ongi nüüd kokku lepitud, et otsime või see lihtsalt kogemata juhus on. Ja kui Tallinna Ülikool Kalev suudab visata 50 punkti esimese poolega Kalev Cramole, see on kõva, ja jooks. Nii et ütleme, siin tehnilist praaki on lihtsalt tulnud, Atkinson nüüd paaril korral jooksu teinud, Berhane Meskelilt on siin jooks meeles, aga no midagi teha ei ole, tuleb ka neid eksimusi. Ja Atkinson saab puhkama ning Aimre väljakule ja kogu selle ilusa skoorimise või ilusa mängu juures tuletan meelde siis, et Kaido Saksal on 3 viga ja on nüüd päris pikalt pingil olnud. Jaa, aga see ei ole nagu mõjutanud TLÜ Kalevi mängu, et on teised mehed hästi hakkama saanud ja praegu jälle Veidemann osavalt võtab pea välja. Jah, Henri Aimre. Kas see on nüüd temale vist esimene määruste rikkumine? Jaa, täpselt nii, esimene viga. Mees, kes siis, ma ei teagi, mis mäng see meil oli, Valgaga mängist. Jah, Valgaga mängus. Jah, 7. novembril 5 viga 2 minuti ja 36 sekundiga, nii et täna selles plaanis on Aimrel kõik hästi, et mängida saab, vigu teinud ei ole. Lihtsalt selles mõttes vigu teinud, et muud nagu teha ei saaks, et teed ainult vigu vastastele.
ja saab oma panus anda, saab oma panuse meeskonnale anda. Praegu on väga tublisti esinenud, et on hea vahetus olnud Atkinsonile, et saab ka mees puhata, et noh. Ei, absoluutselt, eriti kui Renato Lindmetsa ei ole, siis on sellist meest vaja. Ja Martin on hästi ees seal, et ei lase, noh. Vahter, Erik Eeduse vastu ise lauas, aga nüüd tuleks selle palliga välja tulla, jah. Ja seda ta teeb. Nii, Berhane Meskel, väike segadus, sest Kalev Cramo on nüüd kaitses päris kenasti peale tulnud, aga ikkagi saab Berhane Meskel viskave, paneb mööda ja... Gregor oli hästi vahele saanud sinna, et see ikkagi silmanurgast näed, et üks pikk käsi tuleb, et on ikkagi keeruline panna seda. Ja Rain Veidemann siis realiseeris eelmisel rünnakul mõlemad vabavisked, Puun lauas, hea sööt veel Arbetile ka ja viga läheb Jaanis Vahterile. Ja, et Puun oli väga atleetlikult praegu, ise oli välja kukkumas, et lihtsalt ei söötnud seda palli ära, et oli resultatiivset söötu andmas, et väga hästi mängitud olukord. Ja 15-9 on siis 3 punkti visked Tallinna Ülikool Kalevil ja 2 punkti visked 13-7 ja visked kokku on siis 28-16 ehk sinna 55% lähedal. Ja, et hästi on tabanud. Jah, Kalev Cramo vastu kindlasti väga hea kordaminek esimesel poolajal, et olenemata sellest, mis seisud praegu puhkama minnakse. Ja see näitab veel kord, et ilma asjata ei ole Tallinna Ülikool Kalev Eesti meistriliiga tabelis 4. kohal ja Kalev Cramo on siis esikohal. Rünnaku aega 10 sekundit. Tamm ja Saksal on briljantne viskekoht ja seda ei jäeta kasutamata. Ja, et 16-10 on päris hea esimese peolaja kohta. Poolaja kohta, jah, ehk siis 49 punktist 30 on tulnud 3 punkti joone taga. Ja praegu läheb siis meeskond sellises graafikus, et mängu lõpuks on 20 tabavat kaugviset. Aga praegu parandab Erik Eedus oma eksimuse lauast uuesti, võitleb palli Cramole tagasi. Ja kuidas praegu võimaldatakse minna ründelauda, aga mis nüüd? Puuni korv loetakse, sellepärast et keegi võttis korvi võrgust kinni ja kohtunikud tõlgendasid seda, et laua pani liikuma. Ja punktid tulid, ütleme niimoodi, et isegi Tallinna Ülikool Kalevil läks praegu hästi, sest ka Rain Veidemanni 2+1 olnud, et sealt tuleks ka vaba vise veel lisaks. 49-41 ja väike Kalev on eduseisus. No päris huvitav on kuulata nüüd kommentaar esimese poole järel, õige pea Torman neid tegema, et siis mida kumbki pool räägib ja kas kolmeste laviin ei ole veel lõppenud. Siiski on ja Keedus jõuab siit punktid tuua. Ei, viga läheb Reimo Tammel. Ja, et siin ei antud midagi lihtsalt. Aga Ivar tormab nüüd korraks alla juba, et esimese poole ajal lõpuni on 1 sekund, et otsima intervjueeritavaid, et vaatame veel Keeduse vaba visked ära. Aga kindlasti meie mängu jaoks see väga huvitav lüke, et kiire algedu on kiirelt sulanud ja Tallinna Ülikool Kalev on esimesel poolel valmistanud kindlasti väga meeldiva üllatuse pealt vaatajatele. Teine läheb mööda ja poole lõpetuseks 49-42 TLÜ Kalevile. Alustame teist poolaega väga pingelises ja põnevas Eesti meeste korvpallikarikavõistluste poolfinaalis PC Kalev Cramo ja Tallinna Ülikool Kalevi vahel, kus siis väike Kalev juhib 49-42 ja on teinud imelise vahespurdi esimesel poolajal pärast seda, kui 6-minutilise mängu järel jäädi kaotusseisu 8-23. Järgneva 11 minutiga tehti vahespurt 38-13. Ja see läheb vist ajaloo raamatusse, et just nagu nõrgem võistkond teeks nagu selline, et see on... Ja Kalev Cramo vastu. Ja muljet avaldab. Ja meil on protokolliga näpu vahel viske tabavus 56,7% Tallinna Ülikool Kalevil, visked väljakult siis ja 40,6 vastavalt PC Kalev Cramol. Ründelauad Tallinna Ülikool Kalevile Kalev Cramole 8-5 ja palli kaotused siis 6 Kalev Cramol ja 9 Tallinna Ülikool Kalevil, aga numbrid numbriteks, mängu teine pool on alles ees
ja lähevad need punktid Josh Poone'i arvele ning väljakul siis Arbet, Poon, Veidemann, Keedus ja Torbek Kalev Cramol ning teiselt poolt Saks, Perhane, Meskel, Droney, Tamm ning Atkinson. Kui Poon alustas mängu kõvasti laudadega, siis jäi ainult 6 peale, võib öelda nii, kui 5 minutiga sai 5, siis nüüd kohe esimese rünnakuga võtab ühe ründelaua endale juurde, et eks Kalevi mehed, ma arvan, et nüüd natukene aktiveerivad ka kaitses, et jah, ja oli ka Alar Varraku kommentaar, et ei maksa imestada siin mõnedel meestel, kui teisel poolel mängu enam ei saa, et see on ilmselge vihje, et mingid mehed siis ei olnud mänguks valmis. jah, praegu Gregori vise läheb küll mööda, aga oli jälle hästi välja mängitud koht, et ei olnud siuke juhuslik pealevise, et otsiti, mängiti koht välja. Perhane Meskel. Seda meest ei tohiks lasta nii. Jah, ja 3 mööda, aga Atkinson on lauas ja 2+1 oli lähedal. Atkinson on hästi võidelnud, kui ta sai algsest paarist siuksest õnnetust juhtumist üle, siis on väga hästi liitunud mängu. Võeti korra rahuneva pingi peale ja pärast seda väljakule tuli, siis oli juba teine mees. Ja et Atkinsoni arvel ka, nüüd on siis peaks olema 8 lauda. Kohe vaatame üle. Jah, 8 lauda ja 6 punkti ja 7 punkt tuli ka. Täpselt nii. Nii et esimene punkt on Tallinna Ülikool Kalevil ka kirjas sellel poolajal ja tuleb teine ka, nii et 8 punkti ja 8 lauapalli on selle mehe arvel. Zach Atkinson. Ja Kalev Cramo. Fännid teevad pingi peal häält, sest no meeskond vajab toetust. Ja Atkinson võttis kõrgelt selle palli ära. Ja ega kui visked minema ei hakka nüüd Kalev Cramol, pean silmas, et see 40% umbes jääb ja suudab seal 50% peal olla Tallinna Ülikool Kalev, siis on paganama raske siin ka sellist otsustavat vahet sisse teha Kalev Cramol. Ja Atkinson mõlemal pool möllab siis mõlema korvi all. Jaa, hästi on praegu. Ja 10 punkti ja 9 lauapalli. On juba tõsiasi. Nüüd saab Tamm ka veel käed vahele, jääb Kalev Cramole pall. Ja kes ei kuulnud Tallinna Ülikool Kalevi peatreeni Kalle Landorfi kommentaari, siis tema ütles, et ei, mehed said lõpuks käima, et tuli üles äratada 5-minutilise mängu järel, aga kardan, et lõpuks jääb ikkagi natukene jaksu väheks. Kuid Atkinson jällegi kaitses olemas ja Veidemann ei saadast mööda. Jaa, et hetkel meestel jaksu on ja eks mida minut edasi, mida kauem see seis püsib, seda närvisemaks läheb ka Kalev Cramo ja miks ei võiks siit juhtuda üllatus ja kui... No suurepärane moment, mitte selles plaanis, et see ebaõnnestus, aga tegelikult see oli võimas vaadata, kuidas Poon praegu korvi atakeeris. Ja, et üks mees tuli siia vahele, tahtis blokeeringut sooritada, aga Poon ei tahtnud jätta midagi juhuse oleks, et ilus küll vaadata, aga Kalevi kahjuks, Cramo kahjuks punktu sellest juurde ei anta. No. Nii, Saks päris vaba, aga vise mööda ja nüüd on õnne ka, et Perhane Meskel seisab õige koha peal. Kuid jah, ei tohi siin Tallinna Ülikool Kalevi mängida üldse põdema hakata, kui on viskekoht, siis tuleb visata, isegi kui visked mööda lähevad, aga Droney paneb 11. Kahene. Siiski 10 jääb, jah. Nii et juba tahtsin 11. panna, aga jääb 10. Kuid 2 punkti siiski. Ja vahe 11, 55-44. See oli hästi mängitud, et Martin otsis, Poon kattis kehaga ära ja Perhane Metskil ei ole sealt välja taga mitte midagi teha, kui Poon niimoodi võtab puki. Ja Veidemann saab vea. Samamoodi kasutati teiselt pool, täpselt sama olukord, et Saks on... Ja mõlemaga käega küljes, et seal ei olnudki protesteerida midagi ja Veidemann väga ka ei protesteerinud. Ja see on Veidemannile siis 3. määruste rikkumine, esimene 3 veaga mängija Kalev Cramol. Ja võitle, Kalev, võitle. Ja võitlust on neil vaja praegu juurde panna, et kaitses on just vaja teha siuksed stopid, nagu öeldakse, et saaks... Küll keerulise viskelasi Perhane Meskel teele, aga neid viskeid, sarnased visked on sisse ka kukkunud tema esituses. Veidemann ja teeb Saksal ära.
ja näitab seal kohtunikele, et oli kehakontakt ka. ja on niisugune ehtne ja loetakse ära, ja 2 punkti. 2 punkti läheb praegu. Või ei lähe siiski? Üks kohtunik näitas näpuga üles, teine näitas 2 ära. Ja ongi vist 1 vaba vise, mulle tundus praegu kohtunik näitas. Et peaks punktid juurde tulema, hetkel tablool ei ole punkte juures. Ei, ikkagi 2 vaba viset. Seast me oleme siin rõdu peal kaugemas nurgas. Ju siis ikkagi jah. Ja mul tundus ka, et kohtunik Mäniste, kes alumine kohtunik on, näitas näpuga üles nagu, et on tõusev pall. Aga ei loetud, nii et tuli 2 vaba viset, millest siis 1 realiseeriti. Aga jätkuvalt Tallinna Ülikool Kalev on ees, kui mängu lõpuni jääb 16-30, 56-48. Kui palju jagub siis jõudu valgetes särkides meeskonnal? Veidemann. Välja Torbekile. Veel oli aega, aga võis ka viske võtta ja Atkinson on saanud paremini ikkagi Puuniga nüüd hakkama. Ja, et 10 lauda, 10 punkti mehel koos. Ju vist Atkinsoni ka ehmatas natuke see, et ma pean hakkama VTB liiga kõige paremat lauavõitjat võtma. No, ei oska seda öelda nüüd, aga siiamaani ta on hästi saanud ja nüüd hakkavad siuksed asjad ka kukkuma ja see on tihtipeale siukeste viskajate meestega, et Verro Metskel on hea viskaja, kui ta saab esimesed 2 tükki vabalt ära panna, nagu ta siin mängu algul lubati, siis võib juhtuda, et mängu lõpus hakkavad ka siuksed asjad sisse kukkuma. Ja selle mehe arvel siis on 14 punkti, visked on ka 50%-ga ja ühe 300 pani ka esimesel poolel koos veaga. Ja, et ta või 4 punkti rünnaku tegi, aga Rain Veidemanni 4 viga. Ja, see ei tee kindlasti Kalev Cramo olukorda lihtsamaks ja Veidemann võetakse ka pingile. Ja kes sealt pingi sügavusest siis tuli? Sten-Tiimu Sokk tuli mängu, eks? Jah. Aga vahe 11 punkti. Jätkuvalt 11 punkti ja Sten Sokk tuleb ja põrutab kohe peale. Aga vise jääb natukene lühikeseks ja nägin saali tulles enne, kui tulin vaatama A-klassi poiste finaali, siis ka Eesti koondise peatreener Tiit Sokk oli saalis olemas. Nii et ma ei tea, kas peatreener hetkel on saalis, aga tõenäoliselt homme ikka finaalile tuleb. Berhane Meskel mööda, kuid saab ise laua. Ja. Nii, Drone'il viskekoht olemas, seekord ei lähe viskele kaugelt, vaid läheb korvi alla välja. Raskeks tegi olukorra endale, aga läks ilusti lahendama, aga ja Puunile üritas veel viga teha viimasel hetkel Reimo Tamm, ei õnnestunud, sest ei ole ühtegi viga Tallinna Ülikool Kalevil sel veeranda. Ja, aga vaadates ka seda rivi, mis seal meeste taga on juba, siis 3 mehel 3 viga, et nii kui sealt 1 veel juurde tuleb, võib tekkida see, et kaob neil 1 mees kohe ära, et neil on õhuke pink täna, et nad peavad ennast säästma, samas nad on väga kõrge tempoga mängu mänginud, et jooksnud päris palju siin, et ja Berhane Meskel vea võtab. No, temal on see 3, et pole kõige hullem. Ja tundub, et võetakse time-out ka, ehk siis aeg maha. Esimene minutiline mõttepaus 3. veerandajal, 4.41 veerandaja lõpuni ja kasutame siis korraks meie ka hingetõmbe hetke. Oleme jällegi otsepildis Kuressaare spordihallis ja Kalev Cramo on harjumatus seisus, 50-59 ollakse taga Tallinna Ülikool Kalevi vastu, kui käimas juba 3. veerandaeg. Ja enam kui pool on 3. veerandajastki kulunud ja nüüd saab Puun laua all seal korvi all palli kätte, aga palli sisse toimetada ei suuda. Ja, Timmult oli väga okei sööt ja Puun sai veel viskele ka, et tundub natuke liiga kiirustus, et oleks võinud enda positsiooni veel paremaks teha, et ma ei tea, kas ta nüüd siis oli oht, et tehakse talle viga, et tahtis kiirelt ruttu ära lasta, aga tegelikult oli tal nagu võimalus enda kehaga veel seda asja nagu suuremaks ajada ja oleks võinud ka selle pealt panna, aga oleks Sideloe siin ja teiselt pool 2 vaba viset ja Jaanisel võimalus veel vahe suuremaks mängida. Et ja 11 on olnud siis suurim vahe Tallinna Ülikool Kalevi kasuks ja 15 tuletame meelde. Esimesel veerandajal juhtis Kalev Cramo mingil hetkel, 23-8 oli siis Kalev Cramo peal ja mulle tundub juba nüüd, et kui nüüd üle poole on ka 3. veerandajast kulunud, siis Tallinna Ülikool Kalevi meestel
on tärkanud selline lootuse säde, et kas tõesti täna ongi võimalik lõpuni mängida? Ei, kindlasti ma arvan, et see säde tekkis neil natuke juba varem, et kuna esimene veerandis tuli nii suurest august välja, et väga tublisti nad on mänginud, aga Gregor mööda, Freimanis lauas ja siis tuleb 2 punkti juurde. Jah, ja ega on Kalev Cramol ka õnnestumisi vaja. Et siin me räägime kogu aeg, et Tallinna Ülikool Kalevil peaks mingil hetkel väga raskeks minema, aga samas ju ei maksa ära unustada, et vastas on ka ikkagi luust ja lihast inimesed, et miks ei võiks halb päev olla täna Kalev Cramol? Jaa, et nende võistkondade võib-olla esiviisikute vahe nii suur ei ole, et miks ei või mängida ja lihtsalt pingivahe on, aga kui teiselt poolt täna pingi pealt väga suurt abi ei tule, et siis saab mängida küll ja praegu on kolmandal veerandil niisugune seis, et pea 4 minutit minna, Kalev Cramol vead teised. Saavad arvestada küll väga aktiivset ja intensiivset kaitset, aga iga niisugune eksimus, mis näiteks ka praegu oli Gregori poolt väike viga, annab kohe 2 vabaviskele, okei, Saks peab praegu küll mööda, aga see annab kõik, see annab lisajõudu, lisaenergiat, praegu jälle hoog maas, ei ole jooksmist. Täpselt, väike puhkuse moment ka veel siia juurde ja 2-1 siiski läheb. Puun seal üritab ära lüüa seda palli, aga ei õnnestu. Ja vahe 10, 62, 52 ja kui vaadata ka punkte, mis on visatud siin veerandaegade kaupa, siis nii, ei loe. Tähendab, viga on, aga mitte ei tule siit 2 punkti ja vaba viset, vaid öeldakse, et viga tehti juba varem ära. No. Ja võib-olla siis oli kohe minnes seal viga, et mida Suslov vilistas, et ei pannud siin ülevalt täpselt tähele, aga ta oli endas väga resoluutne ja väga kindel. No kohtuniku raudreegel ongi see, et tuleb näidata, et see täpselt nii ka oli. Aga Veidemann eksib. Ja Droni saab lauapalli. Ja võib-olla üks märkus veel siia, et kuigi ma olen kogu aeg rääkinud, et need mehed peavad nii palju minutit mängima, et mingi aeg hakkab väsima, aga samas tuleb tunnistada, et need mehed on harjunud ka sellega. Ega neil mingid teistel päevadel väga oluliselt pikem pink ei ole, et nad ikka 4-5 meest mängivad 25-30 minutit sinna vahele. Stabiilselt, jah. Ja nad on sellega harjunud, et... Ja jäi siis jutt pooleli sellest, et 25 ja 24 punkti Tallinna Ülikool Kalev veerandaegadel viskas ja jällegi kiirustades siin Puun üritab nüüd palli edasi mängida kohe. Ja sellel veerandajal on siis juba 13 punkti kirjas Tallinna Ülikool Kalevil, nii et jällegi minnakse sinna 20 punkti suunas. Ilus liigutus Gregor Arvetil. Väga ilusti. Aga mõnus elevus on ka saalis, et... Ootusärevus. Kas tõesti võib täna midagi üllatavat juhtuda? Jah, et iga siuke väike ebakõla või siuke asi ja Jaanis paneb 3 veel. Jaanis on hoos täna. Nii, Jaanis Vahteri 3 tähendab siis seda, et see on esimene tabav kaugvise kolmandal veerandajal Tallinna Ülikool Kalevil ja visked 3 punkti joone tagant on 21-11. Freimanis ei võta kaugelt viset ja Saks ei tohi seal nüüd viga teha ja kuigi tundub, et võis olla löök vastu käsi, siis kohtunike vile hetkel ei kõla ja Tallinna Ülikool Kalev läheb. Ja Saksa poolt väga hästi mängitud, et kui siin on ka räägitud, et Kaido võib-olla korvi alt ei ole just kõige parem kaitsemees, siis praegu mängis väga ilusti ja nüüd Puun kasutab natuke kavalust ja võtab selle vea välja, aga Kaidolt ju väga korralik kaitse Freimanise vastu, et ja Klandorf küsib ka seal kohtunike käest, et mis mõttes praegu 2 meest panid küljed vastamisi ja tugevam jäi peale, eks? Jaa, et aga õnneks oli see siuke viga, et teine meeskondlik viga, midagi sellega ei juhtunud. Aimerele teine viga endale. Teine viga endale ka, et läheb otsaudist edasi, väike paus. Aga peaasi, et siin treenerid natuke üle ei käi, et ei hakka seda mängu nagu otsustama, et tahaks ikka lõpuni näha, et mängijad siin arutavad selle asja lõpuks ära. 2-0-6 kolmanda veerande lõpuni Tallinna Ülikool Kalev 11-ga peal 65-54 ja neil on tervelt siis 5 mängijat jõudnud juba 2-kohalise punkti summani. Bergane Meskel 15, 11 peal on Saks ning Vahter ja 10 punkti on koos Dronil ja Atkinsonil. Väga ühtlaselt mängitud. Ja lisaks veel Reimo Tamme 6 söötu, 6 punkti, et väga okei. Ja mis on väga... Aimrelt ka
punkti, 2 lauapalli, 2 resultatiivset söötu. ja et mis on väga positiivne Tallinna Ülikool Kalevi poolt on see, et kui esimene veerandajaga oli neil 5 pallikaotust, siis selle ülejäänud ajaga on juurde tehtud ainult 4. Et kui nad suudavad pallikaotused hoida kontrolli suht miinimumi peale, eks? Cramo ka muidugi on ainult teinud 7 pallikaotust, et kui mängu lõpuni nii edasi läheb, see on väga kõrgetasemeline mäng. Ja aru peetud ning Kalev Cramo tuleb. Mõlemad meeskonnad on siis teisel poolel ühe time-out'i ära kasutanud ja Martin Jurtom tuleb esimest korda väljakule õige pea. Kas siis tegu on täna Musta Hobusega, kes keerulisele viskele läheb Reimannis? Ja Atkinson suutis ära hoida ja kas nüüd teise korvi alle tormates jõuab ise esimesena sinna ning saab söödu ka kohe? Ei, mängitakse ikkagi välja ja Janis Vahter paneb veel ühe kaugelt sisse. 5-4 kolmesed. No Janis on hästi pannud. Ja ei, ma ütlen, et Kalle Klandorf ütleks pärast kohtumist, et täitsa normaalselt mehed viskasid täna. Me oleme ju seda kogu aeg harjutanud ja tuleb palli kaotus Kalev Cramolt. Ja pluss 14. Kosmos. No, kas Kosmos just, aga jah, esimesed 5 minutit seda küll ei ennustanud väga ette, aga sellepärast ongi tore korvpall, et sa kunagi ei tea. No. Ja näen, et sellega Janis ära paneks. Ei pane, vise jääb lühikeseks ja tõstab käe ülesse ka, et vist kiirustas natukene ja muheledes vist vaatab praegu, mis toimub väljakul. Gert Kullamäe, kui selline esitus Josh Spoonilt, mis enne jäi tegemata, pandi nüüd topelt ära. Ja, et siin oli päris huvitav, näeme ka kordust siin ülevalt kaamerast, et mehel on võimu, on. Ja äkki siis sellised korvid äratavad mehed üles, et tegelikult on ju vara veel hakata siin üllatustest ja vastastest rääkima, et 10 minutit minna ja kui siin 11 minutiga 40 punkti visatakse, siis mis see 10-ga siin seda 12 visatele ja Gregor ongi kaitses juba näpud vahel ja vähe jäi puudu, et oleks saanud siit palliga kohe kiirrünnakusse tormata, kuid poolaja võitis 7 punktiga Tallinna Ülikool Kalev. Nüüd juhitakse 12 punktiga, ehk siis kui oli arvata, et võib-olla kolmandal veerandal toimub mingi kukkumine, siis tegelikult on Tallinna Ülikool Kalev juhtimas kolmandat veerandaega. Jaa. Nii, Freimanis on nüüd seal peal ja Berhane Meskel paneb ära. Ja paneb veel käega väikse laksu Freimanisele vastu. Et sa oled kaitsest päris hea. Et võta, et 13. tabav kaugvise, Puunile hästi mängitud ja kohe hoolt ülevalt realiseerib selle söödu ära ka ning vaba viskejoonele. Väga haarav mäng on kujunenud siin 2 Kalevi heitusest. Ja Puuni numbrid peaksid ka juba päris huvitavad olema. 23-12 on siis 23 punkti, 12 lauapalli. Ja mine tea, läheb jällegi seal siis mis iganes numbrite suunas, et aga vabavisked, need pagana vabavisked, 5-1. Liigutus on kõik olemas, aga pallid sisse ei kuku ja Tallinna Ülikool Kalev saab nüüd lõpuni mängida seda veerandaega. Juhitakse 71-58 ehk 13 punktiga ja võimalus veel lisa teenida. Keegi peab viskele minema. Jõuab. Ja napilt ja vähe jääb puudu, kuid 13 punktiga ollakse 3 veerandaja järel juhtima. Seis on ülihea Tallinna Ülikool Kalevi jaoks. Reklaamipaus. Ja võib öelda, et kõlab deviis, kas kõik või mitte midagi. Tallinna Ülikool Kalevil kolmandat veerandaega või kolmas veerandagi lõpetati ja 4. alustatakse 13-punktilises eduseisus. Ehk siis, kui Kalevit on võimalus ammustada, siis see võimalus tundub olevat täna karikavõistluste poolfinaalis. Ning kas tõesti Kalev teist aastat järjest komistab karikavõistluste poolfinaalis seda eelmise aasta dramaatilist mängu. Mäletame kindlasti kõik väga hästi ja viga läheb Martin Jurtomile. Jah, et praegu kaitses ikkagi Puun suutis ennast nii suureks teha, et võttis mõlemad pooled korbi kinni, et on väga atleetlik mängija ja pidurdas ära sealt Trounina. Ja visketabavused siis 3 veeranda järel 40 Kalevil ehk jätkuvalt see sama protsent, mis oli ka poolaja lõpuks ja 47 Tallinna Ülikool Kalevil, kui nüüd Freimaniselt väga tähtis tabav kaugvise Kalev Cramo jaoks. Ja, et kui
Cramo on ainult 20%-ga pannud ja teised on 350 pannud ja visatakse ühe palju siis peale, siis sellise freimase viskeid on vaja. No. Jurtom, vähe mänginud, aga viske ikkagi võtab ja paneb ässa. Tegelikult Jurtomil ei ole vaja seal praegu viskeid võtta, Jurtom peaks selle palli edasi söötma teistele meestele, aga siin võib olla siis see väsimuse faktor juba. 27 minutit Perhane Meskel, 25 Tamm, 25 Trõuni, 25 Atkinson. No jah, rünnak jooksis kuidagi kokku ja oli vaja viskele minna, et kui ennem esimesed 3 veerandajaid on ikka Tallinna Kalev niisugused visked enamus sisse pannud, siis jah, no nüüd Freimani seal all. Ja Arbet teise ääre pealt kolmene ja kotis ja kas nüüd võetakse aeg maha ja Kalle Klandorf võtab aja. Nii, vahe on 7, oli 13, 2-3-sega on 6 punkti tagasi mängitud ehk sisuliselt pool. Aga meil jällegi reklaamipaus. Nii, salaplaan on siis Tallinna Ülikool Kalevil valmis. Kalle Klandorf vaatamata kõigele meeste suhtes jätkuvalt nõudlik. Vaatamata kõigele selles plaanis, et vastas on eeldatavalt tugevam meeskond ja mingil hetkel see kaalukaus siis nende kasuks peaks langema, aga treener peab nõudma mängu lõpuni. Nõus, eks? Kindlasti, et kui sa ikka 3. veerandaja lõpuks oled 13-ga peal, siis miks peaks Klandorf Kalle armama vähem, et me täna selle ära võtame ja Atkinson lähebki. Cramo vahetab liiga lihtsalt mingitest olukordades ja tekib mismatch ja Veidemanni vastu lahendab ära hetkel. Nii et Atkinsoni peale jäi Veidemann ja sealt ei olnud suuri probleeme. Ei kuku sisse pall, aga pikad lauas ja saab siis jalad maas visata Freimanis selle pallikorvi. Ja, et ühelt poolt oli Puun, teiselt poolt Freimanis, et keeruline oli blokkida, et ja mängib 2 pikaga Kalev Cramo praegu, enam pikkasid rohkem pingi pealt võtta ei ole. Saks, aga vastab 3-sega. 14. tabav kaugvise, mitte Kaido Saksalt veel. Ja, et 10 taas vaene. Meeskonna peale 14. siis, aga Sten Timmu Sokk tuleb väga kiirelt üle ja lahendab nüüd omakorda korvi alt. No, Cramo võib visata küll hästi praegu, aga kaitses on ka vaja ikkagi mõned stopid teha, sellepärast et kui niimoodi lõpuni visatakse üks korv, teine korv, siis jääb kahjuks mänguajaks vähe, aga see oli nagu läbi lähtav. Ja väga pehme sööt Perhane Meskelilt ja tuleb veel veaga ka 2+1 Arbetile seal. Johnny saab nüüd praegu Kalle Klandorfi käest korraliku peapesu. Väga läbinähtav ja seal ega teised mehed peavad ka aktiivsed olema, mitte ainult see mees, kelle käes pall on. Ei, seda kindlasti, et ei saa kellegi peale lootma jääda ja noh, tegelikult ka see vise, mida Saks võttis see 3, tegelikult on see nagu sa paned ära, kõik on hästi, aga kui see mööda läheb, see on väga-väga paha vise, et keegi ei oska sellega arvestada, et vaatame, mis nüüd edasi saab, et see Atkinsoni korv oli väga hea, see on niisugune loogiline lahendus, hästi välja mängitud. Perhane Meskelil oli 4. viga ja nüüd tulevad siis vahetused. Ja veel võtab Kalle Klandorf aja maha, kasutab oma viimase time-out'i, sest tegelikult ongi seis selline, et midagi ei ole kaotada ja praegu ei tohi lasta Kalev Cramol jooksma saada või jooksma minna. Ja, et kui muidu jäetakse need time-out'id lõpu peale, et seal mingid muutusi tuua, siis Tallinna Ülikool Kalevil on neid muutusi praegu vaja tuua, et ei saa seda tablood vaatama jääda, et 5 punkti, et see võib väga ruttu kaduda, et peaks 13 on juba väga kiirelt sulanud, eks? Jaa, et no okei, Cramo on pannud 2-3 sisse ka, et 13 on 6 juba olemas, aga loogilisemad lahendusi oleks vaja rohkem, et mängida kate-katest või mingit kindlaid liikumisi, et saaks veel sinna korvi alla näiteks Atkinsonile, ega Atkinson on mänginud ka Puuni vastu hästi ja kui seal tuleb mismatchi, tõmmatakse kokku, et saaks söödu välja panna, et saaks vabalt panna 3, et meil on täna hästi kukub, et leida need vabad kohad ülesse. Aga tuuaksegi mängujuht Reimo Tamm tagasi, et kes võib-olla siis sellest seltskonnast, kes platsil on kõige kogenum ja omab ka niisuguste karikamängude poolfinaali, niisuguste põnevusmängude kogemust, et vaatame, kuidas tema suudab nüüd seda olukorda siin muuta. Ja Perhane Meskel saab siis puhkama ja praegu niimoodi kiirelt öeldes tundub, et Martin Jurtomi mängu tuleks 2 minutit. Võib-olla võinuks ka olemata olla, sest
juhtumist kasu väga ei tõusnud, küll aga Reimo Tamm suudab puhtalt palli ära võtta Rain Veidemanilt, kuid siis väga halb sööt. Ja Timmu luges hästi mängu, et ta ei hakanud üldsegi tagasi minema. No samas oli, ütleme niimoodi, et ikkagi sööt ja puhas viga, sest mees oli ka kõrval olemas, kellele sööta, mitte kohe anda nii-öelda raskem sööt ette. Jaa, et noh, ju siis võib-olla vaateväljas keegi segas, ei pannud Timmut tähele, Timmu pole just nagu kõige suurem mees. Jah, ja viisi Sten Sokult kolmene otsa ka ja ma kujutan ette, et Alar Varrak hingab nüüd üsna kergendatud. No ma arvan, et ta veel ei ole siin kergendatud midagi, et ta ikka tahaks, et see vahe uuesti tagasi tuleks siia. Aga nüüd ei suuda keegi ennast vabaks mängida, et palli edasi toimetada. Ja Kalev Cramo on selgelt ka kaitses muidugi käiku juurde pannud. Rünnaku aeg tiksub jällegi läbi ja noh, ei olnud lihtne vise Reimo Tammel. Ja kas juhtub nüüd selle rünnakul see, et Kalev Cramo pääseb ette? Veidemann, viga läheb Tammele. Ja eks see füüsis hakkab maksma. Kindlasti ei ole treenimatud ja selles mõttes halvasti treenitud, aga see mängutempo pigem on harjumatu. Ja noh, mängu lõpus kindlasti mõjutab natuke see ka, et noh, Jurtam on ka rotatsioonist väljas, et ei ole kasutatud ja Aimre on teisel poolel natuke kauaks minu jaoks istuma jäänud, et esimene poolega julgelt kasutada teda ei juhtunud midagi. Ja Saks saab 4. vea. Ja vaba visket tulevad sellest olukorrast, et Cramo on esimest korda hakanud mängima teravalt, aktiivselt ja 3,5 minutiga vastasel pead täis, iga eksimus on vaba visked ja praegu on Cramol käsil kerge spurt 16-5 ja 3 minutiga. Ja tuleb siit veel punkti lisa ning 4 mängijat on juba 4 veaga Tallinna Ülikool Kalevil. Ja mis noh, selles plaanis võib-olla oligi Tallinna Kalevil kasulik seda Jurtamit vahepeal kasutada, et noh, paratamatus on see, et ta peavad mingi hetk tänu vigadele ta mängu uuesti panema. Viigi numbrid 76-76 ja sealt vist enam Kalev Cramo mängijatel kõhklus ei ole. Just selles plaanis, et nüüd on raskest seisust välja tuldud, enesekindlus on jällegi kasvanud ja näete, ka see Atkinsoni rünnak neutraliseeritakse. Veidemann läheb korvi alt läbi, toob palli uuesti välja. Ja nüüd on näha kohe, kuidas Cramo meestel on täiesti teine kontsentreeritus ja antakse viga. Lükati Puuni selga. Ja viga läheb kellele? Ma arvan, et see oli Atkinson. Ja temale alles 3. määruste rikkumine, nii et tema võis selle vea endale lubada. Ja Puun vaba visk joonel. Ja, et siiamaani on ta saanud siis 5-1. Muidugi tõenäosus läheb lõpuks nii suureks, et mõni peab sisse ka kukkuma. Ja pahatihti justub just nii, et need mehed, kes kõvasti panevad mööda, et siis kui on pinev mäng, siis nad kipuvad just sisse viskama. Ja teise paneb mööda, Atkinson lauas. Aga Cramo saab ühega peale üle pika aja. Üle pika aja on Kalev Cramo seisuse kohaselt juhtimas seda mängu. Aga mis iganes lõppkokkuvõttes meil siin täna välja joonistub, et Tallinna Ülikool Kalev on igal juhul kiitus ära teeninud ja olid praegu lähedal punktid Kaido Saksalt ja saab Erhane Meskel ka veel visata. Soku võitleb hästi Atkinsoni vastu ja toob hea sööduga palli ära. Ja kogu Kalevi Cramo pink on ka uuesti elama läinud ja Veideka kolmene. Mööda ja Atkinson lauas. Ei saanud praegu Puum ja ole. Ja Puuni eest koristas selle ülevalt laua ära, et on tegemist kahe võimsa kujuga. Ja atleetlikud tüübid. Ja sealt nüüd praegu Veimanis hoiab selgelt kinni Puuni. Või vabandust, mis Puuni ei hoia kinni, vaid hoiab Atkinsoni kinni. Ja Sten Sokk ei saanud üldse aru, et miks talle viga. Ja nii on. Kordusest oli hästi näha, et Jaanis Vahter lükkas Sten Timmu Sokku natukene selga, et tahtis katet panna, Timmu liikus ja selle liikumise peaga koperdas otsa, et Timmu ei saanud olukorrast üldse aru, et mismoodi mina vea tegin ja mina ise ennast ei liigutanudki, aga kohtuniku vaateviljas oli see siuke olukord ja viga on vilistatud ja mäng läheb edasi. Ja Tallinna Ülikool Kalev on jällegi peal. 2+1 tuli. Ja tuli siit ka 3 punkti lõppkokkuvõttes. Ja Tallinna Ülikool Kalev on hästi vabaviset lisanud, 15-13, et nad ei ole ära andnud vabavisetest, kui Cramo on andnud ära 9 punkti vabavisetest.
aga Kalev Cramol on need ära antud punktid sisse programmeeritud, kui seal nüüd 3 meest on peal, aga Aimre natukene on liiga hoogsalt lendab sinna olukorda. Jaa, läks, et oleks võinud veel seista, et Freimanis oli minemas riski peale, tahtis minna niisugusele üle käe viskele, et las paneb selle, et noh, muidugi kui kordusest neil oli näha, et Puun oli hästi lauapositsiooni ära võtnud, et äkki Freimanis eksib siin vavavisetel, et siis on nagu õigustatud, aga noh. Ja see oli siis Aimrele ka 3. viga, nii et no seal on see tabloo, vigade tabloo ikkagi korralikult praegu õitsel, et kõik tuled põlevad peaaegu. Ja midagi saab sinna veel panna, aga mitte palju. Arvestama peab ka selle tõsiasjaga, et kui normaalaja lõpuks peaksid need numbrid liigis olema, siis viimased 5 minutit, mis lisaaega mängija tuleb, saab olema päris karm. Ja siis on Tallinna Ülikool Kalevil väljakul tagapar Kalle Klandorf, Raido Roos. No, seal on veel õnneks mehi, kes ei ole täna käinud, aga ja Saks läheb 3-sele. Ja teeb ära! Plus 4. Nii et ronima, hakkab jälle august välja ronima Tallinna Ülikool Kalev. Nii, kas Sten Sokk kohe suudab vastata? Täpselt nii on. Nii et vähekene jäi ruumi ja Sokk kohe karistas. Ja abiteener Roos näitab mingit kindlat liikumist, et vist, et rusikas püsti, et mängitakse kate-katest Saksa peale ja Saks ei lähe koera korvi alla, vaid popib välja. Aga ei, Traun ise läheb lahendama, kelle käes on pall, korvirõngast ei ole palli puudutanud ja Arbet jääb olukorra peremeheks. Aga 4 minutit ja vähem jääb mängida, Tallinna Ülikool Kalev on ikkagi punktiga veel peal, Arbet! Ja paneb veel ühe 3-0 otsast! Vaat see on see enesekindlus, mis neil on, et nad on harjunud selle nii suure tempoga ja niisuguste lõpuhetkidega, et ta läheb viskama, ta tunnetab hästi. Aga veel kord karjuti pingi pealt, et teeme rusikat. Minu arust oli see tegelikult hea rünnak, mida nad mängisid Tallinna Kalevi poolt, et just kate-katest mina mängiks Kaido Saksaga, keda võtab Josh Puun. Arbetile viga, aga see on alles teine määruste rikkumine Kalev Cramole sellel veerandajal. Sest Josh Puun on, pikad mehed on harjunud, et nii palju välja ei pea peale minema, eriti niisugused hästi massiivsed mängijad. Ja Saks on praegu paar hullu ära pandud, et veel, et kate-katest popib välja ja paneb, ega pole enam midagi, või paneb Vahter, Ja Vahter paneb ässa. Nii et Saksal täna 9-4 kolmesed, Berhane Meskelil 8-4 ja Vahteril 7-4. No mehed on kõvasti sisse tulistanud, et 31-15. Aga samas on veel 3 minutit minna, et ei tea, kas nüüd on vaja veel nii kiiresti neid 3 peale tulistada, aga kui siiamaani on edu toonud, eks see väike siuke kiusatus ole panna. 2 on Kalev Cramo peal. Ülimalt tasavägine mäng on sellest täna tulnud. Ja viga läheb Vahterile ja see on 5. viga. Ja, et nüüd hakkab riburadamisi neid mehi siit välja kukkuma, et Gregor tegi teravust hästi. Jaanise läks riskibusinessi peale välja. No praegu on veel mõni mees võtta. Seal on veel, Jurtom saab tulla, siis Indermit ei ole täna käinud. Ei, mitte selles mõttes neid mehi jah on, aga ma pean, et need, kes on juba mängu sekkunud ja mängus olnud, et siit anda ikkagi meeskonnale kohe tuge ja Tamm on ka praegu pingi peal veel. Ja Gregor eksib ka vabaviskele, et juba 11 punkti kaduma läinud, et kui siin peaks ikkagi lõpuks mingi suur üllatus juhtuma, et Cramo seda mängu võida, siis saab neid vabaviskid kiruda kindlasti kõvasti. Ja 3 punkti kaugusel on siis praegu Kalev Cramo Tallinna Ülikool Kalevist, et üks tabab kaugvise ja seisud võivad olla viigis ja Kaido Saks 3 teele saadab ning Aimre vastu tehakse viga. Ja ei ole nüüd vaja ja saabki! Võtab praegu Freimanis tehnilise. Oi. No seda ei ole meeskonna seisukohalt vaadates üldse vaja praegu. No, natuke kees närvid üle, et eks siin võib-olla Freimanil siin see ka, et täna endal ei ole nii hästi veel välja tund ka, kuigi ta on 17 punkti pannud. Visked on kõik päris korralike protsentidega ka, aga eks võib-olla tunnetab, et tal tehti liiga, et mine tea, äkki Aimre seal natuke näpistas või lükkas ja kohtunik oli seljaga, aga niimoodi ikkagi niisugust otsest rünnakut ega kohtunikul ei jäänud midagi muud üle, kui selle tehniline ära panna seal, et olukord selline ja Tallinna Kalevile väga-väga suur võimalus seda seisu veel paremaks teha. Ja viigistada vähemalt mänguseis, kui Kaido Saksis esimese vabaviske või selle ainsa vabaviskega tabas Aimre. Ja ei lähe ning Puun on peremees.
no läks jälle enda sellele ja haagi ei, peale. tuli minna, aga seal tuli midagi nii-öelda otsustada, kas sa lähed tegema või siis... Nojah, sest nad mängivad niimoodi, et praegu Aimre mees, kes on Puun, ta seisab korvi all ja kui ta nagu Aimre poolt üldse teravust ei tule ja see oli valus. Ja loeb 2+1 Rain Veidemanilt. Ja see peaks olema nüüd Aimre see 4. viga. Ja vahe 4 ja vahe on 4 punkti juba Kalev Cramo kasuks siis. Aga on raske sellise jõu vastu saada, mis siin salata. Jah. Ja tuleb veel punkt, nii et 3 punkti rünnak hetkel siis Rain Veidemanilt. Ei ole veel küll sama resultatiivne kui Puun, aga korralik summa on tal kokku aetud. Verhane Meskel viset ei võta. Ja nüüd tuleb sealt sööta, enam ise midagi teha ei saa. Ja palli kaotus, aga kes viimasena puutus? Drone'i käest läks, tundus ja kohtunik Suslov näitab ka seda, kuigi Drone'i oli väga sükse emotsiooniga, et tegelikult vist ei läinud temast, no et võta see nüüd kinni, noh. Võta kinni. Aga pall Cramol ja +5 ja 2 viimast minutit on käimas. Ja kui siit nüüd rünnakust peaks korv tulema, siis hakkavad asjad lahendatud saama, aga eksib küll Veidemann, aga Puun ja Aimre 5. viga. Ja, et sellest suhtes Aimrelt ikkagi, kui midagigi positiivselt sellest leida. Ja kusjuures Reimo Tamm ei ole ka tihti väljakul käinud ja nüüd on põhjus selge, et tal on kas varbaga midagi. Ja, et jalg on külmakotis, et see tähendab seda, et pingi pealt ei olegi enam võtta meest, kes oleks mängus juba sees olnud, aga Aimrelt sellest suhtes hea viga, et ei lasknud 2 punkti Puuni panna ja kui mees on pannud vabaviskeid täna 8-2, siis paneb vabakaid ja 9-3 ja vahe 6 ehk siis veel 2 viskemäng, hetkel veel 2 viskemäng. No kui Verhane Meskel paneb, siis võib juba täitsa ette minna, sest ta paneb 4 kaupa ju. Ja ta paneb peaga, aga Drone'i läheb korvi alla ja lahendab asja hetkel siis niimoodi ära. 4 vahet ja 1,5 minutit veel normaalaja lõpuni. Aga Kalev Cramo käes on ikkagi kõik trumbid. 5 veaga väljas nii Jaanis Vahter kui Henri Aimre ning vigastusega väljas praegu pingil Reimo Tamm. Nii pall liigub väga hästi, Sokk viset ei võta, söödab Oi, keeruline sööt. Veidemannile, keegi peab nüüd selle palli teele saatma, paneb mööda, paneb veel, Puun ka mööda. See oli nüüd üllatav, et Puun korvi alt eksis, viimane minut läks käima ja vahe on 4 punkti. Ja Drone'i läheb viskele ja see vise on sees ja vahe on ainult 1, 50,2 sekundit. Aga mis meil kurta? Ei, tõeline põnevusetendus on välja tulnud siis sellest teisest poolfinaalist ja Toomas Drone'i on 2 viimasel rünnakul hiilanud. Ja, et on hästi mänginud, et Drone'i visked ka väga-väga korralik, 7-4, 5-3, vabakad 1-1, 5 lauda, 2 söötu, 2 vahelt lõiget, 2 palli kaotust, 3 viga, et 18 punkti, et väga hea mäng, et Drone'i on just ka silma paistab minu jaoks, no üldse need Tallinna Kalevi selle aasta välismaalased paistavad minu jaoks silma sellega, et nad ei nagu pushi üle, et nad võtavad need visked, mis neile antakse, et ei lähe sinna hullu panema kuskile 2 mehe vahele surema, et mängitakse vabad kohad, antakse 1 sööt edasi, et see võistlikukondik mäng on päris hea neil olnud, aga noh, põnev, vaata mis Cramo saab, Cramol väike eelis on, et +1, +52 sekundit, see tähendab seda, et noh, Cramol peaks jääma, kui nad teevad kiirema rünnaku, jääb 2 võimalust. No. Ja väga sitkelt on täna mänginud Tallinna Ülikool Kalev ja hetkel on seis selline, et kui väike õnnefaktor ka veel appi tuleb, siis mine tea, mis juhtub. Kalev Cramo käes on pall, Alar Varrak saab 1 korra veel aega kasutada, kui tahab, Kalle Klandorf enam ei saa ja see rünnak on ülioluline, kas Kalev Cramo suudab skoorida või ei suuda? Mina ütleks, see on oluline, aga veel olulisem on järgmine rünnak, mis on Tallinna Kalevil. Nii, Soku käes nüüd pikalt pall, söödab välja Veidemannile, jalad on 3 joone taga ja Veidemann on otsustaja. Aga oluline on nüüd see rünnak, sest see võib otsustada juba mängu ära.
nii, ja sealt ei võetud viga. mina olen kohtunikega nõus, sellepärast et Puun oli konkreetselt oma käed üleval ja Browni läks vaatama. No mõlemad mehed olid liikumises ja mõlemad ei hüpanud ülesse, vaid hüppasid nii-öelda liikumise peale edasi. Mina arvan ikkagi, et seal oleks pidanud vilistama vea. No kui kaitsemängija on nii-öelda omas silindris, aga hetkel toimus nii-öelda liikumine ikkagi konkreetselt. aga mõlemad kaitsemängijad liikusid vale Cramo korvi suunas. Puun läks otse korvile, Browni hüppas siit ääre poolt. Otsis kontakti, selgelt otsis kontakti. Ja Puun ei tahtnud kontaktis olla, ta hoidis käed üleval veel, et eest ära minna. Ja nüüd on väike segadus. Kaido Saksale näidatakse 5. viga, aga kelle viga on? Aga mis vea ta tegi? Tavaline viga ja vahetus. Seal tegi tegelikult Berhana Meskel vea. Minu meelest selles mõttes, et ta viga tehti, aga selle vea tegi vist Berhana Meskel, kuid kohtunikud nägid teistpidi. Ei saa ju öelda ka, et vahet ei ole. Et vahe ikkagi on. Ja Tallinna Kalevil siis 3 meest 5-ga väljas, Tamm vigastusega, on küll Ketsiga uuesti jalga pannud, aga... Ja Joosep Pindermitte siis tuli väljakule. Jah, et 4 on vahe, Veidekal vaba visked, et... No eks see mäng on ikkagi tehtud tõenäoliselt juba. No on keeruline aga ikkagi noorel mängumehel huvitav sisse tulla, et sa oled karika poolfinaalis suure Cramo vastu ja mängu on veel küll ja 22 sekki ennem lõppu tuled sisse, et... Ja Veidemann on otsustanud lõpu hetkedel neid asju täna siin. No Veidemanni 21 punkti on ikkagi Cramot päästmas. Berhane Meskel ei lähe kaugviskele, vaid läheb korvi alla ja nüüd tuleb siis viga teha vist tõenäoliselt kohe, eks? Jaa, aga nüüd on küsimus, et vea saab teha ju ainult Indermitte. Ja ta teebki selle vea ära. Ja ta teebki selle vea ära. Aga muidugi mees on selline, kes reeglina ei eksi vist vabaviski joonelt. Jah, Timmu on hea vabaviskaja ja seis on praegu ka siuke, et on 4 vahe, et oleks see 1 või 2, et kus reaalselt oleks ühte vaja, et praegu kui paned ka isegi mõlemad mööda, ei ole veel väga hullu, jah. Et ikka on 2 positsiooni mäng, et selles mõttes on hästi turvaline ikkagi hetkele visata, jah. Nii, ja vist pärast seda visatud rahvasse aru, et asi on otsustatud. Jah, et ei tea, kas on meil proovi peal osadel minek, et nii kiire selle viimase 15 sekundiga ära minek on, aga ju neil on vaja minna, aga meie jooksid põnevast on ja Johnny Berhamets juba väga kaugelt. Nii, ja sealt lasi nüüd palli Jurtom ka kohe käest lahti. Mäng on Kalev Cramo võidetud 96-90. Mina räägin siis nii kaua veel edasi, kui Ivar läheb alla endale otsima interveeritavaid, et kiirelt veel siis lõppe, et jah, Cramo tuli suurest august välja, et -13 ennem viimast veerandaega ja lõpuks ikkagi 6-ga võidavad, et väga suur panus selles oli muidugi Joss Puunil 25 punkti ja Rain Veidemann 21, lisaks Gregor Arbet 19 ja Ronald Freimanis 17 punkti, aga Tallinna Kalevil ka Berna Metskel 20, Saks 18, Browni 18, Atkinson 12-13 lauda ja Vahter 14. Et läksid kahjuks või Cramo õnneks läksid ikkagi Kalle Klandorfi sõnad teoks, et jõudu jäi natuke väheks ja Cramo pääseb siit ehmatusega. Aga nüüd jääme ootame siis intervjuud peale mänge.